Tere kõigile ja head uut 2019. aastat. Esimeseks videoks käesoleval aastal saab olema video sellest, et YouTube'is näidatakse teile kõlarite ülevaadete videosid ja lastakse teile heli, aga nende kuulamine on tegelikult täielik mõttetus. Miks ei ole siis mõtet kuulata kõlareid, mida teile YouTube'is lastakse? Ehk siis keegi ülevaataja, arvustaja teeb video, räägib juttu ja siis laseb teile nendest kõlaritest ka heli. Nii-öelda salvestab oma mikrofoniga üles ja teie kuulate oma kõlaritest. See ongi sellepärast, et tegelikult ei kuule te ju mitte nende kõlarite heli, mida tema kuuleb, vaid teie kuulete iseenda kõlarite heli. Ja see ongi kogu selle asja point, õigemini see, mis muudab selle video kuulamise täiesti mõttetuks. Te ei saa kuulata päriselt seda heli, mida need kõlarid seal teevad, vaid teie kuulate enda kõlarite heli. Ja näiteks kui te tahate teha nii-öelda upgrade'i, et vaatate, okei, ma tahan mingi paremaid kõlareid, uurite internetis, vaatate seda YouTube'i, see on päris hästi, see kõlab hästi ja see kõlab võib-olla veel paremini, et ma ostan need. Ja te kui ikkagi kuulate ju läbi enda kõlarite neid, siis see on ju nonsense. Te kuulate ikkagi enda kõlarite heli ja see, kui palju paremini või halvemini see parasjagu kõlab, sõltub väga palju lihtsalt sellest mikrofonist, millega on salvestatud, kus ruumis on salvestatud ja kuidas seda videot on hiljem töödeldud, et see ei ole reaalse eluga üleüldse sarnane ega seal pole reaalsusega mitte mingisugust pistmist sel helil tegelikult. Ja eriti mõttetud on videod, kus video koosneb ainult sellest, kus on näiteks mingid kõlarid, lastakse teile muusikapalasid, juurde on kirjutatud, et kuulete heli nüüd nendest kõlaritest ja lastakse teile, ma ei tea, 5 või 10 pala järjest nendest kõlaritest, et kui hea ja äge see on. Aga see on mõttetu, sest teie kuulete ikka oma kõlaritest seda ja kui keegi laseb teile sealt võib-olla 20 000-sest kõlarikomplektist ägedat heli, siis kui teil ei ole sellised kõlarid, isegi kui teil on sellised kõlarid, siis ikkagi kuulete seda heli valesti ja see ei ole üldse see. Õige tegu oleks võtta need samad muusikapalad ja kuulata neid siis läbi iseenda kõlarite nagu kas siis arvutist, plaadimängijast, millest iganes, siis kuulete reaalselt ikkagi seda heli. Mingid muud variandid on tegelikult üsnagi kasutud ja mõttetud. YouTube on täis sadu ja tuhandeid näiteid videotest, kus teile lastakse siis kõlaritest heli. Vaatate näiteks kõlarite ülevaadet ja teile lastakse heli. Et need on ägedad head kõlarid, vaadake kui äge heli. Aga see on üks, aga tegelikult on sellise asja tegemine üsna mõttetu. Sest et sellist YouTube'is sellist ajuvabadust nagu kohtab üllatavalt palju. Ja tõesti, ärge tehke seda. Ärge kuulake seda heli, mis sealt tuleb, sest see ei ole lihtsalt õige. Ja et üsnagi tuntud ülevaatajad seda teevad, arvustajad, miks? Milleks seda? Ei tea. Ja kõik sellised asjad, mis puudutavad seda nii-öelda seda heli, selle heli kuulamist läbi iseenda kõlarite, mis teil kodus on, teiste helide kuulamist, ükskõik milline neist videotest on täielik jama, kõige lihtsamalt öeldes. Ja siis polegi rohkem midagi öelda. Et soovin, et teil 2019 oleks toredam ja vähem sellist nonsensi YouTube'ist vaadata. Toredad 2019. aastat, olge mõnusad, vaadake YouTube'ist sellist contenti, millel on ka mingi mõte ja kõike head teile. Järgmise videoni!